Paul, eelmise aasta augusti lõpus toimus Linnamäel Eesti noorte karikavõistluste etapp ja seal sa kukkusid ja said tugevalt vigastada. Räägi täpsemalt, kuidas see juhtus? Ma ise kukkumist ei mäleta. Ma tegelikult ei mäleta üldse, et ma oleks kunagi motokrossi sõitnud ja neid mälestusi kõike. Ja ma lihtsalt, ega ma ise kukkumist ei mäletagi, mul jäi sellest video ja lihtsalt sealt videost ma arvan, mis juhtus, et nuki peal tegin käiguvea ja siis ei maandunud õigesti ja maandusin esiratta peale üle lenksu. Sul oli peatrauma, silmatrauma ja kops ja maks vigastatud. Kuidas sa tänaseks ennast tunned? Tänaseks ma tunnen ennast nii, nagu ma tundsin enne seda kukkumist, et mul on kõik paranenud ja juba proovin tsikliga sõita. Kuidas nendest vigastustest taastumine välja nägi? Mida sa tegema pidid? Ma pidin, haiglavoodis olin päris kaua ja peale seda ma tegin päris kuu aega tegin füüsilisi harjutusi kogu aeg ja käisin erinevate arstide juures, füsioterapeutide juures tegemas asju ja nüüd ma olen tervem ja saan teha kõiki asju, mis enne sain teha. Ma kuulsin, et sa olid nädalavahetusel juba vaikselt sõitmas käinud proovimas, et sõiduisu on ikka alles, jah? Ja sõiduisu on endiselt alles. Sõita mulle meeldib ikka. Aga kas sa ütlesid enne, et sa ei mäleta, et sa oleksid motokrossi sõitnud, kas tsikli selga istudes tuleb meelde uuesti, et nagu oleks teinud seda varem? See tuleb muidugi meelde, kui ma vaatan neid varasemaid videosi ja pilte, siis tuleb meelde, aga kui neid pilte poleks, siis ma ei usuks, et ma sõitsin krossi. Ja tsikli tunnetus tuleb ka tsikli peal tagasi või? See alguses ei olnud nii hea, aga küll see tuleb. Aga mis sul vanemad arvavad sellest, et sa uuesti krossi tahaksid proovida? No ikkagi alguses oli keelud peal, aga siis ikkagi anti luba sõita uuesti. Ja kavatsed ikkagi sinna poole minna? Ja kavatsen ikka uuesti edasi sõita. See on lihtsalt nii äge nagu. Aga Paul, aitäh sulle ja edu! Aitäh!